Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9–15 veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No alustame siit algusest. Esimene kaart on teil Sauade kuninganna. Sauade kuninganna on naine, kes on enesekindel. Tema on täpselt seal, kus tema olla tahab. Tema on täpselt see, kes tema olla tahab. Teda ei huvita eriti, mida teised inimesed temast arvavad. Tema teab täpselt, mis ta teeb. Tema on täis uusi huvitavaid ideid ja kui teil on mõni uus ja huvitav idee, siis nüüd on aeg sellega algust teha. Et laske tulla oma ideed, hakake nendega tegelema, pange nad kirja. Et kas see on juba algus, kui te oma ideed kenasti kirja panete, siis saate te ka vaadata, pange nagu punkti haaval nad kirja, siis saate ju ka üle vaadata, et kuidas see teile tundub, mida see endaga kaasa toob, kas teil on vahendid selle idee ellu viimiseks, võimalused, et kui te olete tulvil uusi ideid, siis nüüd on aeg nendega algust teha, et väga tore. Edasi tuleb siit keisrinna kaart ja siin all on teil keisri kaart, et nemad on siuke kena paar. See keisrinna on nagu maaema. Tema armastab absoluutselt kõiki. Tema on headus ise. Tema on täis tingimusteta armastust. Tema armastab lilli, loodust, loomi, inimesi. Tema tunneb ennast hästi selles kuidas ma ütlen, looduse keskel või maailmas. Tema tahabki aidata ja kui teil on mõni inimene, kes tuleb teile appi, näiteks teie uute ideedega, ütleb, et ma tahan ka kaasa lüüa, et see tundub nagu nii lahe mõte, või on see töökaaslastega midagi, et teil on mingisugune uus innovatiivne idee, tahate tööprotsessi kiirendada, või üldse mõtlete midagi uut välja ja keegi tahab ka nagu sellest osa saada, siis võtke abi kindlasti vastu. Sellepärast, et keisrinna on, temal ei ole seda, et ma tahan ise särada nagu teiste inimeste arvelt. Tema ongi siiras. Tema on siiras ja aus ja abivalmis. Edasi tuleb siit võidupärja kaart. See on Sauade 6, mis räägib sellest, et te võite olla võidukas oma ideedega, oma plaanidega, et te olete võidukas. Et kui keegi teile üritab siin näiteks öelda, et see on väga jama mõte, pole mõtet tegeleda selliste mõttetute asjadega, ärge uskuge. Et nad on lihtsalt kadedad ja teie võite olla võidukas. Ja ärge üldse laske ennast segada ja nad ei lasegi, teil on enesekindlust piisavalt, et ei lase ennast segada igasugusest tühjast tähjast. Las nad seal seletavad, kui nad tahavad. Edasi tuleb teile karikate kaart. Vaat see karikate 7, see nagu natukene manitseb ettevaatlikkusele. Et teil on küll uued head ideed ja te oletegi ise väga tubli, tark ja terava mõistusega. Aga siin on nagu palju karikaid ja siin on palju pakkumisi. Et vot ja siin all nagu hoiatavad need mõõkade kaardid seda, et neid pakkumisi, mida teile tehakse, neid tuleks väga hoolega kaaluda. Mõõkade kuninganna siin all ütleb seda, et lepingut tuleb läbi lugeda viimase punktini. Mõõkade paas räägib seda sama, et ma tahaksime kohe peale hakata, aga tuleb ennem kontrollida. Tuleb kontrollida kõiki neid lubadusi, mis teile võib-olla siin keegi jagab, et pärast ei tuleks kahetseda. Ja seesama keiser siin kõrval ütleb ka, et tuleb nagu valitseda targalt, õiglaselt ja targalt. Tuleb teha targad otsused, lugeda kõik lepingupunktid korralikult läbi, et pärast ei oleks pettumust. Jaa, aga teil on see olemas, teil on kõik olemas, teil on tarkus, teil on tahe peale hakata, teil on nagu põhimõtteliselt absoluutselt kõik olemas selleks, et ehitada üles midagi uut. No ükskõik mida tahate kas või näiteks kodus remonti tegema hakata.
Ja vot siis teetegi plaani, nii, sinna panen selle, seda ma teen seda värvi, seda ma teen seda värvi, nii, siit ma ostan selle vaiba, vaatan endal uued kardinad, kevad tuleb, vaja on värskust luua ja teetegi seda ja ärge laske ennast segada mitte kellegil. Aga sinna värvipoodi või tapeedipoodi minnes vaadake ka hoolega, mida te ostate. Et ei saa alati võib-olla hinna järgi valida, et tahan kõige odavama, võtan, et see on hea. Ei pruugi olla. Ühesõnaga, mis iganes valdkonnas teil tulevad head uued ideed, tehke ära. Aga olge lihtsalt ettevaatlik igasuguste pakkumiste suhtes, kontrollige neid. Need ei pruugi üldse halvad olla, aga kontrollige. Ja mina soovin teile väga tegusat ja head nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.